Jah, tubli. Need on parajad selline väike punt, et vist maub isegi sisse. Tere! Tere! Kes te olete? Mina või? Mina olen siin külaline. Külaline või? Hästi paks, sa ju tead Elina. Jah, ikka paks. Nii, tere! Katsume kõik ära mahtuda siia. Ma tulen sinna selja lähedale. Siis te näete. Siis sa näed ka midagi. Nii, nüüd tulid kõik tuppa või? Väga hea. Et siis suu kinni, kui ma räägin. Ma natuke räägin sellest meie talust, et tegelikult siis see on minu sünnikodu siin ja peale keskkooli nagu ikka elu viis noor inimese päälinna ja sinna ma jäin 25 aastaks. Ja 10 aastat, nüüd juba võib öelda 11 aastat tagasi me tulime siis abikaasaga siia maale tagasi elama, et lapsed kõige suured needid oma elu peale. Ja oli siis vaja välja mõelda endale töö, sest et ega siin ümbruskonnas Kundas on niisugused viletsad töökohad ja ei tasu nagu saapakulutusvaeva ja siis tekkis kõigepealt mõte meil teha marjapõllud, et meil on nagu vaarikapõld ja pärast sinna taha tuli veel väike mustikapõld, kultuurmustikas, no siuke tagasihoidlik, mitte midagi suurt. Ja siis oli mõttes kogu aeg ikka hakata nende jaanalindudega tegelema. Aga abikaasa alguses tahtis nagu metsaveoautot, et siin oli ju Kunda sadam ja idee metsavedu hakkas peale ja siis me kuskil 2 aastat punnisime selle metsaveoautoga ja lootsime, et jääb raha järgi, et saame hakata sealt paralleelselt jaanalinnundust arendama. Aga ei tulnud välja, see autoront sõi kõik raha ära meil. Ja siis tõusidki juba kütushinnad ja langesid metsatihuhinnad. Ja müüsime raginal selle kogu kupatuse maha, selle metsaõuevärgi. Ja vabaneva rahaga alustasime siis uuesti seda turismilalu rajamist. Ja 2003. aasta talvel me käisime siis kursused läbi Muhu Jaanalinnu talus, kus siis meil oli korralik õppepäev, kes on jaanalind, kuidas temaga käia, mis ta sööb ja kuidas teda hooldada, milliseid ruume ja aedu ta vajab. Selle saime sealt kõik selgeks. Siis kevadel nii kui lumi sulas, valmistasime hooned, aiad kõik ette. Ja 1. aprillini, kui aprillinali tõime, siis esimesed 10 ühepäevast tibu. Ja tibud näevad välja vot sellised, näete, siilipojad, ma annan, laske ringi käia, kõik saate vaadata. Nad on alguses 20 sentimeetrit kõrged, kaaluvad kusagil kilo, aga hakkavad kasvama sentimeeter ööpäevas. Me olime kõik seda teadlikud teoorias, aga praktikas ei kujutunud ette, et abikaasa tegi ikka madala väikse tibuaia ja iga nädalaga hakkasime aga latte juurde panema, sest tibukaelad venisid niimoodi. Et ütleme, kui 3 kuune on juba selline poiss, eks ole, ja tõesti kasvab väga ruttu, uskumatult ruttu. Ja siis paar nädalat hiljem siis tõime juba suured linnud, toodi õigemini suur must kukepoiss Robin, kes on praegugi alles ja üks kana, seda enam ei ole, sest tema hakkas vahepeal koledaid mune munema ja tegime ta lihaks. Et me oleme juba oma siis nendest iga aasta, mis me ostame nagu uued lihalinnutibud, oleme nendest kasvatanud uued kanad siis kukele. Siis tasapisi saime tuttavaks siin Eestimaal niisuguste hulludega, kes linde kollektsioneerivad oma lõpuks ja oligi valdavalt ja siis hakkasime sealt kollektsioneerima endale ka. Et tõime veel emud ja siis igasugused huvitavad vaasanid ja siis juba igasugused huvitavad kanalised, minid ja suured. Ja iga aasta oleme püüdnud niimoodi täiendada või uuendada, et kuna meil on niisugune fännklubi kujunenud välja, et korduv kliendid, et neid ikka üllatada, et meil jälle midagi teistmoodi on. Ja viimane uuendus oli nüüd sellel möödunud kevadel, mis me tegime miniloomad tõime, need mini-Kameruni kitsed, Hollandi kääbuskits, Vietnami rippkõhtsead ja siis US-santi minilambad, pisikesed. Aga laske need munad ringi käia, vaadake. Ja siis ära maha ja pillata, on juba auguga muna, et ei ole nii tugev. Ja siis veel siin päris juuli lõpus tõime veel vahvad igused parupkanad ja tuttidega kanad ja siis paar päeva hiljem minu peremees läks ära teise ilma. Ja sealt siis nüüd see otsus, et ma üksi seda ei pea välja. See on liiga raske. Ja siis otsin praegu oma loomadele lindudele head kodu. Ja juba täna õhtupoolikul tulevad mulle siin Mallast, teiselt poolt Kundat tuleb üks noor perekond, kes viivad kogu mu faasanite ja nende minikanade boksi juba sinna ära ja loodetavasti kevadest nad avavad ka rahvale vaatamiseks, et nad on tõesti noored ja ma olen neid julgustanud ja luban neid igapidi õpetada ja reklaami teha, et nad kevadeks avavad juba ikkagi ka oma minilinnu loomaaia. Nad suuri ei taha, aga pisikestega ja see on tegelikult nii vajalik asi.
et lapsed ju, palju neid lastel neid enam vanemadel, vanaisadel isegi maal ei ole kanu, rääkimata mõnest muust loomast, et ikkagi sellises kohas nad näevad ja nagu näiteks need minikitsed, need on julged, laps saab paitada ja katsuda, ta saab oma emotsioone seal välja elada ja see väike miniloomade aed ongi meil lastele nagu liimilint, et ega sealt hulk aega keegi edasi liikuda ei taha. Aga siis jah, tulid veel põhjapõdrad meile Soomest, käisime toomas 4 aastat tagasi ja õigemini 3 aastat tagasi siiski. Ja aga et lähme siis retke peale, et teeme see ringi ära, et lähme väravast uuesti välja ja vaatame, et mul on siin leiba kaasas, et lapsed saavad sööta siis kitsesed. Need on meestamad on ka, siinpool otsas on nagu meestamad. Jah, vot need ja teised on peeglitega ja naiste rahakotid erinevad. Aga pärast võite veel vaadata. See on nüüd kongukeha nahk, jah, see nupuline osa on nüüd seal, kus on suled välja tulnud. Ja jalanahad ripuvad siin oksa peale. Et need on ka ilusad põlvest suure varbani. Ilus muster on jalanahal peal. Ja selline ongi parem. Nüüd on möödunud sügisel sai valmis euronõuetele vastav jaanalindude tappapunkt. Nii et ma teen nad vabalt lihaks, et ma ei hakka võili või hinnaga mingil juhul neid müüma. Sest et mul on kalkulatsioon tehtud, et ma isegi liha eest saaks praegu rohkem, kui ma turustan liha, kui ma ainult müüa. Igal juhul tasub head ja see saab ise aga las ta seisab, et võib-olla läheb mõni aeg mööda ja nad teevad omale siia elamise eest. Meil on hästi suur pere, kui kõik kokku tulevad, et siis... Lapsed ei taha neid jaamalindusid ja varmi edasi pere? Ei, see on ju, teate, maainimesed ise olete kõik raksarikkaks saanud oma talupidamisega. Ei ole, vot niimoodi. Aga noortel on praegu Tallinnas korralikud head töökohad ja praegu on rumalus tulla ära oma korraliku palgaga töökoha pealt. Et see maal elamise viis, või kuidas see öelda? Maal elamise võimalus. Et ju, te teate ise väga hästi, et kõik, mis sa teenid, sa paigutad... Jah, lammas tähendab. Jah, just. Täpselt saab on see Pekka on nüüd poiss seal taga suurte sarvedega. Vot nii. Põhjapõdrad on siis ainsad hirvlased, kellel mõlemitel on sarved. Nii emasloomal kui isasloomal. Nemad on nüüd Skandinaavia põhjapõdrad, et Põhja-Ameerikas on karipuud, kes on märgatavalt suuremad. Aga siis need Soome ja Rootsi ja Norra põhjapõdrad on niisugused väiksemad. Praegu nendel on sarvede peal karvkatte, et see on veel kasvuaeg, aga varsti kohe nad hõõruvad selle karvkatte omal maha ja septembris tulevad neil pulmad. Nii et siis on see sarvedega puskimise aeg ja pulma peab tulema. On selle suvise palavaga lihtsalt vasikas ei pidanud vastu suri ära. Ei pea vastu. Ja tähendab, praegu neil on ilus madal see suvekarv seljas, talveks kasvab hästi paks. Elehall, talvekarv, mis on õõnes karv nagu väiksed turukesed kõik. Tänu sellele võib siis põhjapõder magada lumehanges. Meie metsakits peab maapinna välja kraapima. Ja ega siis see ka ikkagi. Põhjapõder jooksis talle järgi haavast. Ja. Pull jooks järgi ja vahest oli teine maadus ja väike teine ja võrele valmis. Kõlevalt algust sisse ja lobu suus ära minna, aga lobu. Ja et oleks põder nagu komisjoni ja jõudu neil on jah. No elavad kusagil 15–20 aastat nagu ikka niisugused sõralised ja nende liha on siis palju maitsvam ja peenema kiuga, kui on nüüd meie metsa ulukiliha, põdraliha, meil on nagu jämeda kiuga, temal on väga peen ja õrn see lihas. Ja Soomes on ta ikkagi delikatesside kirjas ja kõrge hinnaga. Meie toome siit pärast metsadest seda saab pakkuda. Ja see ei ole kaitsealune välja, et seda võib kippuda. Ja talveks teeme ikka neid pihtasid, kuivatatud pihtasid ja peeneinest, et põdra suus on hästi õrn. See limas kest on õrn, et niisugust põlluheina ei tohi neile anda, et turkab ja siis tekivad igased põletikkud ja jamad. Nii, lapsed võite nüüd leiba anda, anna pisike küll õrraga. Et närib joksi. Närib, aga neid ta võtab niimoodi krõps suuaga kui veina. Need on nüüd miili ja nemad on nüüd
Lääne-Aafrikast pärit, need Kameruni kääbuskitsed. Ja see valge kääbuskits, tema nüüd inimese aretatud. See kollatast võite rahulikult seljas sügada, see naudib täiega siukest seljas sügada. Nüüd Vietnami rippkõht sead jätavad mulje, nagu oleks taguotsast ja ninast plakki kokku möödud, eks ole, nina ja siukene, aga tegelikult on siis ta kehaehitus on niisugune tauni lõgus seljaga ja on Vietnami rippkõht seda ristatud metsseaga ja selle tulemusel on tulnud siis väiksemad sead. Nii et Vietnami rippkõhti mis rattad alla panna. Nüüd on väiksed lambad, need on õuestanti minilambad, need on avastati möödunud sajandi algusel Prantsusmaa ranniku lähistel Õuestanti saarel. Ja arvatakse, et viikingid kunagi viisid sinna tavalised lambad ja jätsid maha. Ja loodusliku kehva toitumise tõttu ja muude tingimuste tõttu nad jäid kängu, et veri ka ringel küpsed jäid aga noh, vilja annavad käppatäie ja paar korda aastas peab nüüd ikka niitma. Aga Milli, tule tantsi ka, Milli. Põrsaid ei ole? Ei, me ostsin, nad on ise või põrsad saavad alles novembris saavad aastaseks. Milli ei tea, tuurab, tule tantsi. Tule tantsi, tule. Millikene, jaa. Rossu ja nossu on need Vietnami rippkõht sead ja need on mul veel ripakene. Mis sa teed, Lilli? No Lilli on huligaan, tema on kõige vanem selle pärast. Ei saa Lilli rohkem. Lilli saab ainult oksakesi. Aga tänapäeval käiakse nendega näitustel ja nagu koerte ja kassidega, et võrreldakse kõik, kuidas on kehahoidjaks, osahoidjaks ja sarved. Oi, kuidas nad rohivad läbi aia. Nii kaugel. Täielikud lemmikud. See mulle tuli südame täis teatud see tütar, kes siin alguses elab, see küll lobused on. Tuli suur õina, kui ma võtan see Kamerunid endale ja mõtlesin, et helista mulle see tuttu tagasi, et on sassi kindel jälle niimoodi, et mitu päeva mökutas. Kui keegi väga tahab, nüüd tahab. Proovime äkki teha, alustan nüüd üldse. Oota, ma... Et niisugustel inimestel ei taha anda. Taavi Pull on küll mingi suur hobuse bänd, aga ma ei tea. Lambad lähevad ka alla ja see väike hollandpäev läheb alla. Need viiakse täna õhtul juba ära. Et juba faasanid ja väiksed kõnad lähevad täna ära ja need valge kits ja 2 lammast lähevad ka ära. Aga rippkõht sead ja kitsed on üle, et keegi ei taha omale õue peale. Need sead on jube nutikad. Ei, tõesti kitid. Teate, nad on niisugused, et kui nad hommikul saavad seadikusse ja praegu me loobime need kuuale kukkunud õunad siia kanaaeda. Siis siin rahulikult saavad süüa. See on nii kiiv vaadata, kui ta loomab. Ja neid kui niimoodi normaalselt toita, et sa üle ei toida, kuni 50 kilo, et mitte rohkem. Aga neid ka süüakse. Sealt Venemus ma ostsin, et nemad jõuladelt kasvatavad enne. Saabis küll, temal ei sobi. Iga ikka siga. Aga no ma ei kujuta ette, et neid ossu. Tahad veel anda täna? Nad on novembris saavad aastaseks. Novembris. Jah, ega nad ei kasva oluliselt suuremaks. Mõtle kuni 50 kilo. Kuidas talle meeldib see Urikas ja Erikas. jah, seal on palju suur. Hästi kõrgeealised, ka võib öelda sigade kohta. Ämma, tema on minu Kõrgeealised. noh, see kitsekene saab uue koti. Nagu Shetlandi poni samamoodi. aga kui ta on hästi pressi ja palju ta see peki? Ma ei tea, pole kunagi maanottidega ei oska öelda, ei tea. Minul on nad esimest korda. Aga tema, kes kasvatab, ütleb, et siga nagu ikka siga. Kõik oleneb toitumisest ju. Kasvatab peki peale ja... No, tule Milli siia, tule võtta veel leiba, tule Milli, kitse, Nelli, tule Nelli. Kitsed turnivad, aga päris üles ei lähe, niisama kõõluvad sul otsa peal. Peremees pani ja ka lootused hakkavad päris, nad on üldiselt üpriski õhuakrobaadid. Ja, ma tean, aga ma mõtlesin, et nii peenikene puu, et kas ikka lähevad ei, liiga peenikene on. Ja liiga, seal otsa aga selle sigade varikatus on see kolmnurk telgikene, selle katusel see must küll tegi akrobaatilisi süüde. Et sättis seal sõrad laielas, see harja peales kukkus külili maha, jälle ronis tagasi. Et tegi siit tsirkust meil. See oli Milli on seal. Küsid su käest, kui palju selle peal makna. Temal on oma inimesed, millest ma alla ei anna, pigem ma jätan ta alles Mina aeda vaata jutust selga või? Kõigil on sugu tähtis. Sa ei taha saada omale minu. Mina aeda vaata jutust selga või õppa, kohe selga. Ega ma ei hindle, et ta mulle selga. Ega täks ei karga, kui mära ei hindle.
kuule, minul on juba luba taodetud. Meil on probleem, et kas on emane või isane, aga tuli välja, et on Milli ja isane. Milli arvab, et siin on elekter, et teate ka, et lihtne on looma ninast tõmmata, eks ole. Poiss ütles, et elekter ei tohi puutuda, muidu Milli saab aru. Shetlandi ponid on siis Iirimaa rannikuläist, Shetlandi saarestikult pärit ja nemad siis arvatakse jälle, et on jää ja liikudes hobused jäänud sinna saartele vangi. Ja kuna suveperiood on seal ainult 2-3 kuud ja sellist lopsakat murukamarat seal ei kasva nagu meil, siis on nendel ainevahetus nende aastatuhandetega aeglustunud ja nendel on kodeeritud aiu, et kui süüa on, siis söö. Nii et maainimestena te kindlasti teate ka, et poni kasvatab betooni peal ja sööda ette, et päevane toidunorm on ainult 5 kilo. Kui ta on vabalt suures aias, sööb ta ennast maakeraks. Tal kogu aeg on hambad maakeres kinni. Ei tohi. Ei teinud aia. Ei teinud. No ta on täkkupoiss. Ta on passiga täkkupoiss ja tegelikult tuleb tal kerad maha võtta ja saata kirikukoori esimest häält laulma, et siis saab tast nii-öelda korralik lastehobune. Ta on hästi. Aga siis ta sööb veel jämedamaks. Ei tohi lasta volid suurde koplisse. 5 kilo on päeva norm. Teravilja ei tohi anda, leiba, saia ei tohi anda, see on kõik liigne energia, teeb ta tigedaks, ajab purtsu täis, siis tahab hammustada, 2 jala peal kõndida, kapjadega vehkida. See tegelikult vist, Mare, kuule, kehtib kõikide ponide suhtes. Et see teravilja eriti ei tohi anda neile. Lehmakarjale järelliidust tegema. Jah, anna purtsu. Iga päev koora taha panna. Tal ongi praegu väike koormus, tegelikult peaks ta ka iga päev tegelema, et vaata, kui see Emiili oli siin, mul see vennad tütar. Ja ta tegeles, siis ta oli päris taltsas meil, aga praegu ta siin jälle pillub peppud. Kevadel tegelikult Ennu sõidutas ta koolilapsi, tal on sadul olemas ja kõik on õpetatud ilusti, et suu kõrvad. Ja no ta on täkkupoiss, no ja just sedasi, et ta tahab tegelemist saada. Jah, ta tahab tegelemist saada. Aga jah. Täkk tahab pihu, kui pähe aega saada. No pähe ei tohi looma lüüa tegelikult. No mina ei tea. Näitlikult öeldes. Pikki hambaid paneme kolaka kuule, teeme sulle hambad tagumikku. Hakkad istudes sööma. Ja, aga kunagi kasutati siis need Shetlandi ponised Inglismaal söökaevandustes, kui keelustati naiste ja laste tööjõu kasutamine maa all. Siis viidi ponid maa alla ja vedasid vaguneid ja tegelikult nad seal pimedas tegid tööd ja jäid ise ka pimedateks ja surid ja sündisid seal maa all, nii et niisugune kurb ajalugu on ka natukene nendel. Tänapäeval on ikkagi lemmikloomad ja ostetakse siis kas mõnele suurele ratshobusele seltsiliseks või lihtsalt laste jaoks, eks ole. Tema on jah siuke, ta on tegelikult juured on tal pärit Pärnumaalt Rajatalust. Ja kuigi Lätis käis Tiiruga ära, meie tõime ta Lätist. Ette vaatas korraga, siin ei ole praegu hoovi sees. Ju ikka vist on. Võtab siin saadaks on kendid, aga hobune ei tohi jagu saada. Aga proovi, kas on täpselt? Kuule! Need on emud. Jah, suured valged on broilerkalkunid, need tibud me kevadel ostsime ja ülejäänud siis see pakamamma ja lapsekarju on see pronksikalkun. Nii et kasvatame omale liha. Kalkuni liha on väga hea. Ja tegelikult kalkuni tibud on hästi nõrgad, nad ei tohi kastada. Kalkuni tibu saab märjaks, viskab vedru välja. Agnes, igale poole ei tohi minna. Ja võtsimegi nii kaua seal, kuni said Robi tuleb paneb sulle nokaga pähe. ainult kuivarohu sisse ja luuvad kasvatada meil on suured rohusoomed. Nii et sellepärast need kanauumis hoiagi, et kanauumis on vaat kumma. Aga siin on rohkem hakkida, et on siin aias. Need on need. Ära narrita, ma panen su kalkuniga ühte aeda. Pulsid. Siis ära narrita. Meil on need linnud vabalt õues jooksnud. Jah. Mul oli sõbrannal kunagi lapsena tige kalkun, saime kogu aeg kesta peale. Need on nüüd emud, Austraalia lennuvõimetud linnud. Ja nemad munevad nüüd tumeroolist muna, ma unustasin teile näidata vist seda, keegi nägi võib-olla laua peal. Pärast näitan. Ja munevad nad talvel. Nii et kui meil hakkab talv, siis Austraalias hakkab suvi ja nad seda mitte segi ei aja. Tiivad on neil taand arenenud, on 10 sentimeetrit tiiva jääki 3 varbaga, nii et täiesti erinev liik nüüd jaanalinnust ja on nad segatoidulised. Kui näiteks põud kõrvetab ära rohu, siis nad söövad ka siselikke putukaid, mutukaid, et hinge sees hoida. Aga nokivad ka rohtu ilusasti. Pereelu korraldus on siuke huvitav neil, et isalind teeb maapinnale pesa, siis emalind tuleb, muneb sinna 2-3 päeva takka, tuleb üks siuke mürkroheline muna, kokku kusagil 20-25 muna.
ja siis emalind kõnnib minema ja isalind enda haudeperioodi nuumab ennast rasva, ta võib 15–20 kilo raskemaks süüa ennast ja jääb 56 päevaks siis pesa peal üksinda hauduma, söömata, joomata ja keerab ainult mune kõhu all ringi, nii et ta ei lahku sealt pesast kordagi. Ja kui tibud kooruvad, siis isalind veel kasvatab tibud ka suureks, nii et emalinnu töö on ainult munemine ja ülejäänud sama lindu löömine, ühtlustamine. Siin on õige. Te istute munade otsas küll, aga keegi ei kooru sealt ju, mis see kokku on. Sapa poole pealt sisse. See on tapama, jah. Mulle tegi selle valmis. See plaat on siis üleval. Ta tuleb siia sisse, siis saab ta pultpüstoliga piki ajusid, eks ole, ta kukub lätaki maha ja see plaat lastakse plaksti peale, tõmmatakse koormarihmaga veel kinnist, et temal on sama nagu kanal, kui pea otsast ära lüüa, hakkab ta rabelema, kargama, aga mõtelge, meetrised jalad ja löögijõud on 22 kilo. Siis, kui ta on kukkunud istuli, siis kael tõmmatakse sealt vahest välja ja lõigatakse pea kaela otsast ära, lastakse veri vanni. Kui ta on siis niimoodi juba kutu, siis on siin telfer. Sellega lastakse, siis tähendab tõmmatakse lind üles. Lastakse alla, kui vaja. Kõik on mu mehe oma tehtud, see värk. Nii vanaks ei ela, sellepärast, et meie kliima on karmim, palju karmim ikkagi ja need 4 aasta aega vabandust, ma tulin selga elama. Selge ees tulin. Ja selle tõttu siis ongi nõnda, et esimesed linnud toodi üldse Euroopasse 93. aastal. Nii et see ei olegi nii väga ammu ja Eestis siis 97. aastal Vilsandile. Ja nende Vilsandi lindude järgi tegelikult meie saime idee ka need jaanalinnud võttast, et need Vilsandi lindude eluolu siin kirjeldati küll telekas, küll lehes hästi palju ja kuulsime, nägime, et nad kohanevad siin ja saavad hakkama ja siis tekkiski see mõte, et miks mitte siin metsa vaikusest siis ka hakata selle jaanalinnuga tegelema. Need on nüüd jaanalinnu kanad, nii et hukk on musta värvi, kanad ongi kalli värvi. Nemad on nüüd Aafrika sinikaelad oma tõu poolest, aga Aafrikas muidu on siis veel punakaelad, hallkaelad, mustkaelad ja nende ristandid esinevad. Eri paigus, küll Lõuna-Aafrika pool, Kesk-Aafrikas, Lääne-Aafrikas siis erinevad need liigid elavad. On kunagi ajalooliselt ka Lõuna-Euroopas jaanalinnud olnud. Seda reedavad need koopa seinajoonistused, et jaanalinnud on meil Lõuna-Euroopas olnud, aga eks inimasustuse tiheduse tõttu ja on nad ära kütitud või ära söödud, nii et nagu paljud liigid ikka on hävitatud ära. Siis jaanalindu, kui anatoomiat rääkida, siis rinnaku osas temal üldse lihaseid ei ole, tal puudub rinnafilee. Ta on lennuvõimetu, tiivaluu on hästi peenikene, ainult suured suled siis jätavad niisuguse võimsa tiiva mulje. On hästi suur süda kilone, kivipugu kilone ja jaanalind on tegelikult hübriid, et rinnaku osas on ta nagu lind oma kivipuguga ja tagakehas on tal neerud, jaanalinnud pissivad. Ja mina ikka ütlen, et küll on hea, et nad ei lenda, eks ole, kujutad ette, et paneb nagu lehm sabalt tegelikult. Ja kui ta ikka selle laamaka siis sealt ülevalt peaks kaela tõmbama, siis vihmavari ka ei aita, et siis ta juba telk üle pea. Et meeter jalgu, meeter kaela, pool meetrit siis keha, seal vahel 2,5 meetrit kasv kokku. 2 varbaga lind. Meenutab dinosaurust, olen lugenud, et nagu vanim säilinud liik dinosauruse järgi, et me putukate maailma siin ei arvestaks, ole putukate ajalugu on hoopis vingel. Armastavad süüa siis peenestatud rohtu, et niimoodi pihuga pikka rohtu pakkuda ei tohi, neil ei ole hambaid nokka vahel ja magu võib umbe minna, toit edasi ei liigu, surevad ära. Spetsiaalne jõusööt seal künas on, näete jahust, siis seda Valjala jõusööda tehasest tellime Saaremaalt. Eri retseptide järgi tehakse siis eri vanustes lindudele erineva koostisega ja täiskasvanud lindudel on siis munemise perioodil on nagu munejate jõusööt ja kui sügisel lõpetavad munemise, siis tuleb nagu elatussööt talveks. See on nagu odavam siis. Kõige kallim on munejate jõusööt ja 2–4 kuuste tibude jõusööt, ma ei tea, seal on siis võib-olla mingid kasvu, mingisugused mineraalid või värgid sees. Nagu ma ütlesin ka, et on nad 100% taimetoitlased, neil puudub sapp, nendel maksaküles sappi ei ole, nii et nad üldse loomseid produkte seedida ei saa. On siin muruniites ka mõni konsant vastu lõgemeid ja sattunud siia rohunnikusse, siis jätakse peremehele, et sööis oma konna, et selle vastu huvi ei tunta. Mis siis veel? Ta on ainus elusoland maailmas, kellel on aju väiksem kui silm. Täiskasvanud linnu aju kaalub 40 grammi ja silm kaalub 60 grammi. See väike aju siis on nüüd, eeldab seda, et ta on väga stressitundlik. Et kõik, mida me siin õue peal ehitame või uusi asju toome, peab toimuma nende silme all. Kui on midagi meil tekitatud, siis on kohe koll õue peal. Et meil siin 1 aasta sai nalja, tõime
põhurullid ja katsime veel ilusa sinise koormakattega ära, nad olid tallis sees. Ja kui mees siis nad välja laskis, siis oli Jaanika paanika. Koll oli õue peal, nad olid nii sassis omadega, et korjasime oma põhuhunniku.